Teist päeva viibib Eestis USA filantroop, multimiljonär George Soros. Ja meie jaoks see teade, et nüüd tuleb niisugune heategevus miljonär Ameerikast. No meil on niisugune tunne, et sellega võib nii-öelda kõik soovid täidamine nagu muinasjutus. Saabub kuldkala isiklikult. It is a very great pleasure for me to be here. Siis ma mäletan, me lendasime tema lennukiga Tartust Tallinnasse koos. See oli ka omete elamus, eks ole, et mingi eralennuk, ta Prantsusmaalt tuli selle eralennuk ja lendas Tallinnasse. Ma mõtlesin, nii võib Tartu Tallinna vahel liigelda küll, et ei ole viga selles, et 2,5 tundi maate peal istuda. Kohal siis arutati, kes peaks juhtkonnas olema ja mõned tahtsid väga kangesti ja edasi. Kes vaatas, kas järsku saab midagi ja kes tahtis mingisuguseid Eesti asju ajada ja nii edasi. Ja meil oli ka kõigil ikkagi ärevus nahas, et kas siis tankid liiguvad Eesti poole ja siis ma tõesti mõtlesin tõsiselt, et kui nüüd astutakse sisse, mis ma siis teen, et kuidas ma kaitsen seda koopiamasinat. Avatud Eesti fondi infosekretär Andres Hortkuulu. Avatud Eesti fondi mõju versus tema mõistmine on 2 täiesti erinevat aspekti. Need projektid, mis ta aitas ellu kutsuda, mida ta finantseeris, mida ta võttis ka eest kõneleda, on olnud äärmiselt mõjukad. Dokument, millele me alla kirjutasime, ta on Eesti tulevase saatuse kujundamisel määrava tähtsusega dokument. Me ei olnud enam selline Kirde Euroopa vihmane, pime, külm koht, vaid koht, kus tuleb innovatsioon, mis levib üle maailma.